Tere tulemast järgmisesse videosse. Kui keegi on vaadanud eelmise aasta TalTechi videot, siis nüüd TalTechi puhul on see, et ükski asi ei ole kunagi lihtne. See on legendaarne linnakupidu, mis sel nädalavahetusel siin on toimumas. Täna vist isegi või? Just nii. On nii, jah, väga hea. Ja nüüd sel korral pandi üles 9-korviline pop-up rada siia TalTechi ümbruses. Eelmine aasta oli 5, seekord on 9, lähme proovime ära. Mõnus selline põks peaks olema. Teisel poolt kaamerat on meil Naatan, kes tahab ennast korraks näidata. Niipidi, sorry. Tere. Returning guest. Eelmise aasta maailmameister. Ja nüüd vaatame, kas Naatan suudab mulle uuesti pähe teha. Lähme esimese korvi juurde. Esimene korv on kohe par 3 ja 50 meetrit saarekas. Nii et tundub, et kerge jumput ja birdie. Läksin 50 meetrit mäest üles, tõsine värk, nii. Nii, lähme väike jumput. Ja olemas. Vaadake, milline mees. Nii, Mr. TalTech. Oi, see, kus see alles, no tuleb. Ja saarel napilt jõudsid. Esimesena kohe 3 meetri tester. Lebo, siit võetakse birdie. Hästi, jubilatsioon. Ja ma võtan ka siit ups, arvast taha ja kõmm sisse. Ja meelde tuletuseks ka, et sportify.ee saate koodiga ROTS10 -10% ja kes nüüd enne 15. septembrit sealt ostu teeb, teie vahel läheb loosi siis ka 25-eurone krediit sellest poest. Saate põhimõtteliselt tasuta kätte endale. Ja teisel rajal ma lasen Naatanil ennem minna. 54 meetrit samasugune nagu eelmine aasta. Vaja on siis visata sinna puude vahele. Nii, ole hea. Millega minek on? Zonega. Paul Peetri official allkirjaga. Ahah. Ja. Võtan igaks üks hoogu ka. Võta. Madal loo. No nii, ja Rootsil on tipedel. Ka saun. Ka sammudega ikka. Rada on pikk. Vara, aga... Ei, see on mingi puu oksa. Tundub, et need saunid kaugemale ei lenda koos ja korv on meil seal, nii et siit on väike harputt, mina pean kahjuks alustama. Just. Väike fore, kui kõrgelt, teeme kõrgelt väikse puti. Tuleb. Ups. Ja lihtsalt... Lihtne 3. Lihtne 3. Mina olen rohkem puu all, nii. Härra läheb forega või? Hullult tahaks, aga ei ole nagu väga auku. Või siiski? Lihtne pussukas. Nii. Parr, kuigi ma arvan, et tegelikult selle raja peaks -9-ga läbi mängima. Täna me seda ei tee. Nathan with the putt. Oi, napilt, aga kindlalt. Kindel, nii oligi planeeritud. Ja kolmas on siis 52 meetrit, näitab justkui vasakule, aga tegelikult korv, siit ei ole isegi hästi näha, on otse puu taga peidus. Nathan, mis sa lähed? Proovin suhtpega visata otse. Ahah. Võtan hoogu, kuna ikkagi 52 meetrit on pikk rada. Vaatad pikaks ei viska? Jah. Ops, väike puu ja... Rogeriga siin arutasime, et kui eelmine aasta oli ametlikult siis 1085 parr siin, siis see aasta peab vähemalt 1100 midagi olema, nii et täiesti arusaadav, miks tundub, et ma mängin jällegi parri. Fore Ammer. Ma arvan, et see on putil. Tahaks tildiga minna, aga ma ei julge. Korvi näha, ta näitame rahvale ka siin. Atsi, kui lihtne puu ei ole, aga sees. Sobib. Nii, ma vist olen ikkagi green hit, pikk rada. Aga lähme, ei teagi, kumb parem on, väike siit otse või siit. Ma proovin ikkagi siit. Saab otse peale minna. Päevaputt siit okste vahel. Ups. Lebo. Let's go! Muud kui parri me ei oska. Lähme siit edasi, mõlemal -1. Nii, ja siin rajakaart tahab isegi tegelikult päriselust saada veel rohkem nurka, sest sa pead siia käppi sisse viskama, aga korv on siin. Siit näete. Nii, ja siit on vaja esuriga mingi kangem asjaga minna. Tegelikult saaks isegi tildiga. Millega Naatan läheb? Jussiga või? Jostis. Kaamera ees ei julge tildiga.
nii, näita ette. Käpp on kuidagi nagu jäänud väiksemaks ja ostused on läinud ka kehvemaks kuidagi, tundub. aga kuskil ta seal on. No nii, like father, like son. Just. Et meil on ikkagi näidatud nii roosa või sinine, et kui keegi soovib oma lastele jussi saada, siis kaksikutele. Oi, see on. Kui ta okei skipis, ta võib-olla on pikk natukene, aga kabuti vaade äkki. Nii, aga see esimene juss tegelikult ei ole üldse paha. Väike uphill, puu ees. Ei, natuke üle. No, ei ole väga ilus see vaatepilt, aga näe, mehel painet on. Atsi, aga ei libisenud alla. No nii. Lihtne, ilus. Ja mis me oleme siis -2 peal nüüd, jah? Leboputs, väga hea, 0. Küsimus TTÜ Kaarhalli rajajale, kas need on puude imitatsioonid? Proovime rohepesu teha siin või mis värk sellega on? No nii, nagu näete, 2 väga põnevat käppi. Korv on siis seal, täpselt seal. Võid minna vasakult, võid minna paremalt. Alati ei leia üles seda punkti. Lähen zooniga, backariga. Ma arvan, kuigi tegelikult saaks ilusti ka ülevalt mingisuguse granaadiga, aga mul ei ole pilti kaasas. Nii et lähme madalalt praegu. Ei lähe ka, aga läheb läbi äkki või? Ei lähe ka. Madalalt sa läksid igatahes. No, see jäi nii kätte kinni, et paha hakkas. Aga tee korrektuurid. Kõik teevad Eesti klassikalist discgolfi reeglid, kui sa võtad birdie, siis tuleb boogi järgi võtta. Ja nüüd tuleb parve. Nüüd tuleb parv vist, jah? Maasikas. No nii, Roger on siin. Ja 20, korv on seal. Poole halb. See oleks olnud parem. Nii. No väike tester siin 10 peal. Minu lemmik. Lebo! Mis sa oled meil siis -1 peal, jah? Tagasi miinuses. Super töö. Hopla. Ja mina võtan parri ja Nathan tuli järgi. Siis on -1 ja -2. Ja järgmine korv on seal, lihtsalt et teile näidata kõige lihtsam. Korv on seal, aga foreliin tuleb hoopis sealt. Nii, aga selline on rajakaart. 79 meetrit küll, aga seal, kus ma enne filmisin, see on see nurgakoht ja see on ikka väga ära lõigatud tegelikult. Nii et saab olema keeruline, tahad sa Nathan proovida või? Päris paras pähkel, ma proovin. Millega? Valküür. Ahah. Vabati, see ei olnud liin kindlasti. Noh, variandid ei olnud head, aga see oli kindlasti nendest kõige halvem. Ma lähen backariga ja Ikuni shoe. Aga siin peab madalalt viskama, see on ka tüütu. Ei saa kätte lõhku anda. Majandus sinna suhteliselt puud juurde. Oh yeah. Nii, ja Nathan lõpetas meil seal. Tere, Nathan. Audib, ups. Ja kas läheb pikaks või? Noh, saab põnev olema. Sest korv on veel omakorda peidus seal. Nii, ja Nathani lemmik helilooja on Rein Rannap. Hetkel on Rannap täitsa puudulik. Ei saa teha midagi, ainult fore ja väga pasted liin on see. Oi, roller ja uuesti tagasi metsa. Nii, aga siit tundub ainult olevat üks fore annukas. Nii, vaatame, kas ma saan siit. Ta on seal. Võsa on kõik siin. No siis vahed annab ka midagi mõelda millegagi. Ei, ikkagi siin. Mina ikka panna ei saa. Watch me. Tere naaber, tere naaber! Nii, härra Nathanil tuleb siit 4. vise. Oled kuskil võsas, siis minu number 1 recommendation on see, et ära pitchi välja, vaid ürita mingi täiesti umbluu viskega, mida sa pole ammu teinud, välja saad saada. Katse 3. Fore roller ja ta jõudiski kaugemale ilmselt kui pitch out oleks jõudnud.
No nii, sõbrad, kui mina olin siin, siis Roger otsustas natuke rohkem marile minna. Oi, kui kõrge. Ma viskasin just 4 meetrit. Et me viskame mitu viset ja võtame parima ja ikka jõuaksime siia, siis oleks natuke nagu kurb. Oh, see on putt. Ja Natani 5. Jah. Oh. Siit tuleb 6. Ja Roger on isegi päris putil. Ilus. Ja lõpetame 5-ga ja tagasi 0-is. Nagu öeldud, sai peale birdit peab alati võtma poogi, aga tavaliselt ei võeta triple-poogit. Ja järgmiseks see rada, kus peab võtma par 3, 57 meetrit ja korv on seal. Ja millega lähekse? Ma arvan, et suspekt. Backar või fore või? Fore, East Prime suspekt. Triple-poogi mees läheb esimesena. No näita ette. Mitte sinna. Ahah. Lihtne parr, jah? Peab võtma parri. Ja fore hammer. Ümber puu. Täpselt puusse. Üks puu, mida mitte tabada, ma oskan. Vaatame, millega meister hakkama saab. Aps kõrgelt. Kindel parr. Oi, ilus. Ja -1. Ja kes eelmise aasta videot on näinud, siin on kultuslik libisemise rada. Natukene on see muudetud. Et on mängida vaja otse. Ja siis see dok siin ilmselt on Mando ja korv jääb siis kuskile sinna võssa. Laseme Natanil jälle enne minna ja... Ma vahetan ketast kohe selle peale. Nii hea whole breakdown oli. Nii. Vaadake, norib ka veel. Oli Raptor. Ahah, Raptorius. Raptorius. Ja jälle Mandost mööda. See on Mando mis? Juss. See on safe. See vist jäi sinna paika, aga äkki mingi putt on. Võimalik, jah? Nii, Mando kõrvalt tuleb visata. No, gramm lühike võib olla või? That's not it. Ja Natan jõudis ka siia. Korv on siit mingi 7 peal. Härra Tibar kartis, et big putin teda läheb esimesena. Oi. Jään endiselt -1 peale. Nii, näita, kuidas putt käib. Hapsti, mitte niimoodi. Nii, sai väikse rolli ka. Aga olemas. Ja üks tap in. Vasakuga. Poogi või? Just nii. +3 või? Juba rohkem. 4. No pärast see... Nii, tiiped siin ja korv on seal. Suhteliselt niuke otsevise. Vaatame, kuidas herr Roger seda lahendab. Puteriga. Puteriga. Mingi putt on. Aga putt jah, ma arvan 10 ikka. Kõige lihtsamaid radu minul ei ole õnnestunud täna teha. Äkki härra Natanil õnnestub selle kauni maa. Lihtne, et ma ei suuda nagu otsustada, millega visata normaalselt liikudeks. Mahva 3. Ahah. Mako 3. Ahah, väike šank. Mis juhtus? Hea kikk, aga laguneme. Tõmbasid randmega üle või? Laguneme, kõik on paha, kõik on Roger gramm lähemal. Aga see üks oks on ikka ees, nii et vaatame, kuidas Roger saab hakkama. Ui, kui ilus run. Peaaegu. Nii, mõlemal väike tap in. Aba. Ja siit samamoodi. Aba. Ja skoorid on nüüd siin. No nii, rada läbi. Esimene emotsioon on mis? Ise ei tulnud kohale. Rada on tegelikult äge, nagu alati soovitan kõigil mängima tulla. Niuke mõnus väljakutse 1 kord aastas.
jah, ma arvan, et ütleme sellise discgolfi pisiku andmiseks on tegelikult väga hea, kui selliste sündmuste raames ülikoolid või ka ettevõtted teinekord teevad mingeid pop-up radasid, saab testida. Me küll mängisime mõlemad nagu üsna kaalikad täna, aga näitab, et me oleme ka inimesed ikkagi. Ja tegelikult on äge, kui eelmine aasta oli 5 korvi, see aasta 9 korvi. No siin tegelikult võimalusi on, kui korve saada, võiks tegelikult täitsa pargi ülesse panna terveks nädalavahetuseks ja võib-olla isegi auhinnad peale, teha võistlus. Ma arvan, et siin Harjumaal inimesi kindlasti oleks, kes mängiks. Mehel hakkas kohe mutter liikuma. Mul hakkasid juba sündmuskorraldus ja pisik hakkas, et siit saab kähku teha. Kuulge, aga aitäh vaatamast. Aitäh, Naatan, et tulid. Ikka aitäh, Roger, et kutsusid. Ja näeme siis järgmises videos. Minge käige Sportify.ee lehel, tehke Rootsi 10 tellimus ja osalete loosis. Ciao!